No kaua sa piinelt mind siin, ma tean, mis ma olen tükk aega oodanud seda hetke, et sulle seda teha, mis ma täna teemen sulle. Mis täna? Täna. Oled sa kuulnud sellisest asjast nagu... Noh, mis täna? mis täna? Jätsime teid siin õhku, igal juhul. Battle Royale, oled sa kuulnud kunagi sellist asja, mis üldse nagu Battle Royale? Ei ole, sellega vana inimesele. Viimasel ajal on me läinud moodi siis Battle Royale mängud. Kas need mängitakse telefonis või? Ma küsin sult kõigepealt, kui palju sa ise arvutimänge oled mänginud kunagi oma elus? Vähe. Counter-Strike'i mängisid? Oled tulistanud, käinud püssiga mingid Wolfensteini, muid asju? Pigem mulle meeldisid mingid muud mängud. Igal juhul, Battle Royale on tegelikult siis inspireeritud ühest Jaapani filmist, kus siis viidigi Jaapani õpilased ühele saarele, kus nad pidid võitlema viimse hingetõmbeni. Hunger Games. Põhimõtteliselt täpselt sama nagu Hunger Games, aga nagu ilmselt Hunger Games sai sealt ka oma selle alguse siis. See oli päriselt oli, see oli film ikka, mitte nagu true story on ja. Nagu, noh, jah, ma ei tea, võibolt Jaapanis, mine sa tea, seal on palju inimesi. Ja neil on päris jah. Jah, Battle Royale mängud hakkasid siis täpselt samamoodi levima, kui hakati moodima erinevaid mänguplatvorme nagu Minecraft, siis on siin ka veel Arma 2 ja nii edasi. Järgemööda ongi siis tulnud välja nagu H1Z2, King of the Hill, PUBG ja nii edasi. Mis need on mingi laulud või? Igal need on erinevad arvutimängud, mis siis on online'is hunnik inimesi, kes kukuvad saarele, leiavad sealt endale asju ja hakkavad niimoodi tulistama möllama. Okei. Aga see on nagu päris inimeste vastu siis sa mängid? Ja online'is. PUBG sai siis kõige laiema leviku aastal 2017, müües 21 miljonit mängu. That's a lot. Just, ja igal pool striimerid võtsid selle üle, see oli väga suur nagu ütleme sensatsioon. Oled sa ise mänginud ka? PUBG, jah, olen tõesti mänginud. Tänaseks on kõik üle võtnud väga lastesõbralik versioon sellest. Selle nimi on Fortnite. Ta on siis värvilt niukene natuke teissugune, lapsesõbralikum ja niuke. Aga ikkagi lapsed kukuvad saarele ja hakkavad üksteist tapma. Just täpselt. Seal on hästi palju noori mängib, täpselt samamoodi. Ja sealt on välja tulnud. Kust otsast see lastesõbralik on lihtsalt, et on nagu natuke rohkem teile sinist pandud või? Verd pole, lihtsalt erksamad värvid on, inimesed nagu lendavad nagu õhku, asjad jäävad maha, et nagu saad ehitada, veel möllata. See on väga lastesõbralik. Kõik YouTuberid on selle hype treeni peale hüpanud, nagu ka meie siin seda praegust teeme, on ju. Ma isegi tea, mis asi see on, aga jaa, kõva. Jaa, viewse saab, on ju, peaasi, et saab viewse, on ju. Twitchist üldse tead midagi või? Okei. Twitch on selline platvorm, kus inimesed streamivad oma mänge ja... Jaa, olen kuulnud, ja sa saad donate'ida ja need ja blablabla. Põhimõtteliselt okei, igal juhul. Seal siis sai väga nagu tuntuks just selle sama mänguga streamer nimega Ninja. Kas sa kujutad ette, mis rekordi ta püstitas? Kui ta on ninja, siis ilmselt mingisuguse kannatuse või vastupidamise rekordi. Igal juhul. Tema streamiga liitus ei keegi muu kui Drake. Koos Drake'iga said nad kokku korraga vaatama inimesi 628 000. Pool Eestit. Täpselt. Pool Eestit. No mõningad aeg tagasi ta ületas oma rekordi tehes mingit eventi, kus ta oli 680. Tüüp on ainult tõusuteel ja seda edasi. Aga minul on sinule üks ettepanek. Sina mängiksid Fortnite'i siin. No proovime, ja meil on, kuna Fortnite on tulnud välja, siis mobiilile meil on siin tablet välja võetud ja mina panen sulle kohe selle mängu käima. Mul on väga põnevil. Tegelikult mulle telefonis meeldib natuke mänge mängida küll. Sa oled praegust ajal saarel, kus kõik kogunevad kokku ja valmistuvad siis bussi peale minekuks, et alla hüpata sealt. Sa võid praegust proovida siin igasugused asju, ja sellega saad kaameraga pöörata, vaadata üles alla, näed, siin on ilus taevas, meteoriit läheb siin. See tüüp tahab lõuga saada ju. Siis sa saad samal ajal hüpata veel. Oota, ma olen tapma. Lähed ära hüppa! Oota, ma tahtsin just tatti panna kellegile. Niiviisi näed. Nüüd, kui sa siivad, et sul tuleb lahti kaart, kus sa saad hüpata erinevat kohta. Bussi läheb siit üle, siis sa saad sealt alla lennata. Kuhu iganes ma tahan või? Ja sinu teammate näitab, et tema läheb siia. Aga sa ei pea sinna minema. Ja kui sa siia võidad, siis sa hüppad välja. Ma ei tea ju, kus ma nüüd olen, kus mu teammate hüppab. Need kõik on hüpanud. Nii, nüüd sa saad sellega nüüd liigutada siin. Kui sa alla suunad, sa lähed kiiremini alla. Kukud alla. Sa võid langevarju, muideks siin on huvitav asi, et sa saad langevarju uuesti nagu ära visata ja uuesti avada ka. Aga neid tavaliselt ongi ju varu langevari ka. Aga sa saad seda 3 korda, 4, 6, 5 korda teha siin. Võtab langekaga lahti või? Oh shit! Mis asi see? Mary Poppins. No võid lahti lasta ka veel näed. Vist enam ei saagi lahti lasta. Sa võid lennata katusele ka, katuselt ka läbi ennast muurda. Saad lõhkuda ükskõik mida sa näed. Siin kõike saad lõhkuda ehitada. Mine. Näe, sa saad sealt korjata midagi üles. Mine. Näe siin nurgas. Mine edasi. Pööra. Näe. Saad endale bandages. See on sidemeid. Jah. Kas ma seda... Hoia seda all. Nii, jah. Näe, ja kui sa nüüd liigud hiirega, siis sa näitab sulle, kuhu sa... Oota, ära kõik ära ka lõhu. Mine liigu ringi, otsi endale relva, sest muidu varsti tuleb keegi tapab su ära, kui sul relva pole. Näe, ongi, näed. Mine talle kallale. Näe, ta... Aga ma ei saanud...
No kas ma seda nuppu ei saa siia poole panna või? See on nii ebamugav lihtsalt, ma ütlen sulle. Nagu sa pead liikuma ja kuidas ma niimoodi nagu, ma ei ole nii... Kus mul on püss? Aga nüüd ei ole püssi. Mis teed? Ma ei saa aru. Mingi kuradi... See on su tiimikaaslane. Miks ta mul seda näitas? Sest et sa said surma. No mul on jumala suva, mis ta teeb. No aga siis sa võidki minna näed, return to lobby, sa võid uue mängu võtta. No mis vahin sellest, kuidas keegi teine mängib. Tahad sa veel ühe mängu teha? No ma tahan proovida veel, jah. Või tahad ma näita sulle, kuidas mina mängin? Ma proovin aga veel. Kas meeldib, jah? Telefon saab ka tõmmata seda. Jah. Ei hakanud väga meeldima. Kuule, aga ma vist pean su samal ajal siia mängima, et ma arvan, et me näeme juba homme või? Õhtu Lauri. Okei, näeme juba homme. Minge mängige ka, likeige meid, kommenteerige, kui te olete ise mänginud seda, mitmendal levelil olete, kui asjalt panete, mitmendaks jäänud olete, värki-särki. Ja siis... Jälega mul tegemist. Natukene. Ma tutvustaks siis oma uut elukorraldust peale seda, kui Marti seda PUBG-d minu perele ka tutvustas. See on minu pruut Kettel ja mida tema teeb? Me ei tervita teid, sest ma pean seda ekraani passima. Jep, ta mängib seda mängu konstantselt lihtsalt nagu kogu aeg.